me kõik inimesena anname alati endast parima, aga siis ma mõtlesin, et nagu, mis mõttes, et kuidas mitte miski ei toimi, et ma järgin õpetusi, kus öeldakse mulle, et see on teaduslik meetod soovitud tulemusteni. Ja sea eesmärk ja visualiseeri ja see tuleb sinuni ja noh, vahet pole, mis need kõik õpetused olid, aga mis need siis minu peale ei toimi, mis minuga valesti nagu on. Ja noh, tol hetkel oli ma muidugi palju emotsionaalsem ja siis oli minule okei. Tõesti, no ma ei mõtlenud otseselt nagu enesetapu peale, aga ma mõtlesin okei. Praegu on mul nagu eluisu otsas, sõna otseses mõttes. Ja see oli esimest korda elus, kus ma palusin juhatust mingit kõrgemalt jõult. Ja see tundus minu jaoks nii jabur, aga see oli minu jaoks nagu viimane õlekõrd, sest ma ei osanud enam mitte midagi teha. Ja selle sama õhtul, kui ma tegin oma hingamispraktikat, pärast seda ma olin rääkinud 2 lähedase inimesega, üks nendest lähedastest inimestest soovitas mulle, et mine tööle tagasi, teeni raha ja no, saa oma eluga hakkama enam vähem, et nagu põhimõtteliselt suck it up, öeldakse inglise keeles. Nüüdseks ma tean juba, kas see muster tuleb. Ja siis teine inimene ütles mulle seda, nagu ma ütlesin, ma tahaks enda südamehelt järgida, seda teha, mis tundub täiesti ebaloogiline. Ja kuna see teine inimene nagu põhimõtteliselt ma tundsin, et ta annab mulle loa tänu sellele, et see on okei enda südamehelt järgida, siis ma otsustasin seda teha. Vahe pole, kui ebaloogilisena see kõlas, ühesõnaga ma tegin sellel samal õhtul ühe väga võimsa praktika. Ma tundsin esimest korda elus nii võimsat ühendust enda kõrgema minaga, universumiga, kuidas iganes jumal, kuidas iganes keegi nagu resoneerub sellega. Minu jaoks oli see tol hetkel kõrgem mina. Ja kus mul tuli info läbi, et okei, nüüd siit hetkest alates praegu, kui sa tahad oma elus edasi liikuda, siis usalda enda tunnet.